Tere proovisportlase vanad ja uued lugejad. Proovisportlase blogiprojekt mõtles, et kolib suuremas osas liikuva pildi suunas ning hakkab meile seni kirjutanud sportlastega tegema regulaarseid videolugusid. Ning meie tänase esimese videoloo esimene külaline on Jotka Tartu Tammekas mängiv ning ka Eesti koondises häid esitusi teinud jalgpallur Siim Tenno. Räägime Siimuga teiste jalgpalli juurde profikarjääri algusest, välisklubidest ja koondise kogemustest ning tema tulevikuplaanidest. Tere Siim! Tere ka minu poolt, et Siim, esimene küsimus oleks, et miks just jalgpall sinu elus? Kui ma sattusin ise selle peale niimoodi, et ma läksin kooli ja seal oli nagu klassikaaslane, kes oli ise Tammekas mänginud ja siis kutsus, et tule trenni. Algul käisin ja hakkas meeldima. Proovisin küll judot ja korvpalli, aga korvpall ja mina ei käi kokku. Okei, et noorena rääkisin, kuidas sa alustasid, aga milline oli nagu sinu siis siukene kõige eredam mälestus noorena? Esimesed trennid või siis mingid võistlused või? Ma ei tea, üks võistlus on nii palju käidud, aga ma arvan, et Rootsis, kui Talek Karle kaptis, et kui tolle võitsime, see oli ikka päris uhke tunne. Kui vana suund sa olid, oskad sa umbes 10? Veits vanem, aga mingi 12-13 kindlasti juba. Aga kuidas te tähistasite seda näiteks, kui te võitsid ära? Jooksite üksteisele karjadega selga? Ei, niimoodi ei olnud päris. Ma ei tea, ikka. Vist mäletan, ma mingi pilti isegi näinud sellest asjast, et mingi oled sa kõik kuidagi üles ja midagi mul õnnab nagu meeles. Ei, otseselt sellist ei olnudki, et hurraa, hüppame kõik kokku. Väiksena vaata ikka. Et noh, tuli ära, hea töö võitigi. Sampusega vist ei täist. Ja siis auhinnaks oli mingi jäänud karikas, anti selline suur mingi punane. Oli nagu, ma ei tea, kas ta oli leht või pull või midagi selline. Ja see oli hästi suur. Et ei olnud karikat või midagi. Teistmoodi. Et sa nimetasid, et alustasid treenimist Tammekaseks, aga nimetanud mõned tuntumad jalgpallurid, kes praegu on ka nagu päris kaugele jõudnud, kellega sa koos oled nagu trenni teinud sellisest maast madalast. Tuleb sul mõni siuke? Kaarel Kiidron. Jah. Täpselt. Väga hea. Temaga võiks peale. Põlvast tuli, ma ei vaata. Ta oli 15 või sellist. Sellest ajast saadik, noh. See Tartust on tegelikult päris vähe vaata tegelikult jõudnud ikkagi nii kaugele, et nagu siin nimetatigi, et teie olete mõlemad nagu 5. ja 6. noh, et kes on jõudnud nagu üldse nagu Tartust vaata välja, et see sul kohe saavutus. Jah. Et ma arvan, et sul on olnud palju treenerid, aga näiteks kes andis sinu karjäärile siukse kõige tugevam tõuke, et tundsid, et nagu siis arenesid kõige rohkem? No kindlasti Norbert Hõrt, kes ikka sundis ja muidugi oli teine, kes oli Hillar Otto. Ta oli selline, noh, tunne, et ta teadis ka nagu, mis ta teeb. Et oli siuke respekt treeneri vastu ja okei. Tema mind põhimõtteliselt sinna, kui Tammeka tõusis meeste liigasse, siis pidi duubelsats ka olema. Ja siis tema võtsiski mind sinna duubelsatsi. Ta ei hindas mind jah. See jah. Aga küsimus selline, et profisportlasel esimene tunnus või märk on nagu see, kui ta kutsutakse ikkagi esimest korda esindama nagu rahvuskoondist korda. Et sa mäletad seda tunnet, kui sind esimest korda kutsusid noorte koondisesse, et mis tunne see nagu suke emotsioon? Noorte koondis. Ega ei, no ikka hea tunne. Mõtled, et siin, no algul vaata kutsuti hästi palju kokku. Ma ei kujuta ette palju meid seal oli, siis hakati välja valima. Aga alguses ma noortes nagu, ma käisin seal, tegin trenni, aga mänge ma küll ei teinud. Et oli mingi U19 vist. Ja seal ma ei mänginud. Et seal nagu eriti nagu silma ei paistnud siis veel, et siuke
valikmänge midagi ma ei mänginud. Okei, et noortekoondisest nii särav ei olnud, aga küsiks niimoodi, et millal sa ise tundsid, et sinust võib saada nagu siuke tõsine tippjalgpallur? Eks siis, kui ma olen kutsutud A-koondisse, siis jõudis kohale, et on võimalik, noh. Tööd tehtud ja on võimalik saada juba rahvuskoondisesse. Et järgmine samm peaks olema juba välja Eestist. Jah, et nüüd ongi, et jalgpall on sageli selline nagu väga ilus ja teistpidi vahest on väga kurb ja valuseks, et eriti Eesti tingimustes vaata, sa tead väga hästi, et tuleb teha nagu väga tõsiseid valikuid, et päris mitmed on vaata loobunud, eks valib mingi muu asja, et räägi, kas sul on ka vahepeal tekkinud nagu mingi tõsine tükka nagu loobumismõte ja noh, kuidas sa sellest oled nagu üle andnud? Eks loobumismõtted on ikka tulnud. Viimati oli nüüd, kui ma siin Tšehhis olen, kui ma ei teadnud, mis must saab. Oli selline tunne, et ma tulen ära ja ma ei tea, noh. Ma ei taha tulla siia enam tagasi. Et lähen tööle äkki. Aga mis sa nagu teeksid siis, kui sa nagu jalgpalli mängid? Ma ei kujuta ette. Ei kujuta? Ei kujuta. Õnneks mul on vanemad on vaatanud väikest peale. Nagu aitanud jalgpalli kõiki mänge käinud vaatama välismaal ja Eestis. Nad on hullult toetanud minna. Et tegelikult järgmiseks küsimuseks ma tahtsimegi teada, et kui on rasked hetked, kuidas see nagu, kes või mis sind toetab, et rääkisid, et vanemad toetavad, aga kas on olnud veel nagu kas mõni sõber või keegi või siis näiteks mõnel on olnud, ma ei tea, et on mingi kett kaelas või on sul mingit sellist talismani nii-öelda, või mingit rituaal, mida sa enne mängu teed näiteks? Ei ole otseselt küll mingit rituaal ega talismani. Ei ole, jah. Sul mingit siukest kommet ei ole näiteks, et ma ei tea, lähed enne mängu, et sa pead alati juba näiteks alati esimesena parema putsa peale nöörid kinni kui vasakuma? Ma mäletan Tammekas siin oli, vaata ma olin number 7, siis alati ma läksin number 7 kappi. Tavaliselt oli niimoodi, et sa lähed sisse või see on number 7 kapp kinni, siis ma läksin alati üles ja küsisin, et kas ma saaks selle, nojah, sa tahad alati 7 olla. Okei. Aga mida sa pead nagu oma isiksusena, oma tugevamaks sellise iseloomuomaduseks ja kas see nagu avaldub ka palliplatsist tuleb ka see välja? Mis on tugev omadus? Tahe võib-olla. Tahe jõuda, jah. Tahe pall ära võtta vastavalt. Jah. Kiiresti oma peale tagasi. Võidele. Tahe jah, ma arvan, jah. Jah. Tahtejõud ja võitlusvaim selline, et käisime hiljuti just karikamängu vaatamas, et oli näha, et tahtsid kõvasti. Ta oli väga õnnetu mängu kõvasti. Aga noh, nii ta on paraku, sa mängid nõrgema satsi vastu ja ikka veits sa mõtled peas alahindada. Kuigi ei tohiks. Ei teil võimalus oli kõvasti, jah? Suhteliselt. No jaa, eks meil oli õnne ka, neil oli ka seal mitu, 3 võimalust vähe. Jah, kasutatud ära. Ma ise ära ei lendnud. Et Siimul on võetud täna ka üks karikas kaasa, et räägi siis lähemalt, et... Ei noh, selle valiti mis juuli või juuni. Juuli 2009 nagu Tammeka fännid valisid mu kuu parimaks mängijad. Mis tunne see oli? Ikka hea tunne, kui fännid austavad ja hindavad seda, mis sa väljakul teed. Et eks see annab ka jõudu öelda nagu rohkem trenni teha ja... See oli ju sellel ajal, kui Norbert oli ja toodi need välismaalased igasugused päästma meid Tammekat. Sellel ajal oli ikka hea tunne. Et 14. jaanuar 2010 kirjutab Postimees, et Siim Tenno on testimisel Sloveenia klubi juures lendama naftas, et kirjelda seda protsessi täpselt Sloveenia klubiga, et kuidas see nagu teoks sai ja kuidas nagu, miks just sina? No see oli, meil oli viimane mäng Tammekaga Annelinna Flora vastu. Ja siis peale mängu tuli klubi, ma ei teaks, omanikest on Babakov seal. Ja ütles mulle, et nüüd sa lähed sinna Sloveeniasse testimisele. Järgmine päev? Ei, ma ei kujuta ette palju sellest mööda rääkis.
no paar nädalat ikka läks mööda. sa läksid täitsa üksi või sul tuli kaasa või agendiga? ei, ma läksin üksi ja tuli vastu Kostjana mulle lennujaama. ma tahtsingi küsida, et kas nagu tolleaegsel selle lendu-nafta keskväljamootori Vassiljev oli ka mingi roll nagu, et noh, kuidas nagu, et kas ta täitis ka mingit ülestannet sinu sinna toomisel nagu? No nii palju ainult, kui ta tuli lennujaamast. Ma isegi ei lendanud Sloveeniasse. Ma ei mäleta kuhu. Ja ta tuli nagu sinna järgi mulle ja me sõitsime mingi paar tundi Sloveeniasse koha peale. aga seal ei võinud mingi sihukest asja olla, et vaata, et Kostja ise tahtis ka tegelikult tol hetkel juba otsima mingit uut klubi, vaata, et ta nagu tahtis omale mingist omale mantlipäivet nii-öelda kedagi. aga ega ta seal keskel ei mänginud. Ta mängis seal ääre peal ja mind kasutati ka seal ääre peal. Keskel ma ei saanud küll. Üks sõpruskohtumänd oli ja ääre peal ma seal mängisin teisel poole. Siis teine testimine sul, et natuke aega läks mööda, 26. oktoober 2010 Postimees kirjutab, et siin Tenno testib ennast 4-kordse Saksa meistri Werdeni Bremeni juures. Et tegemist on tegelikult Saksamaa tippklubiga, absoluutse tippklubiga. Et kas äkki oli liiga suur amps, et pealt näha? Või kuidas sa tundsid ennast seal, et? No seal ma ei ütleks, et oli suur amps, eks ma ise olin kehv seal. Aga kuidas samamoodi see protsess toimus, et kuidas sinna sind kutsuti, et? No see oli ka läbi Babaki. Mul oli vaata, ma tegin temaga agendilepingu ja siis ta hakkaski mulle otsima varianti. Kui ma kuulsin, ma saan sinna minna Bremenisse, siis mõtlesin, kõva sõna ja seal oli ikka väga vingine näha, et professionaalne on kõik ja väljakud, kuidas on. Aga ise mängisin kehvasti. Oli üks sõpruskohtumine, mingi 6. liiga satsi vastu või midagi selline. Aga mängisin kehvasti. Mis kohta sa seal mängisid? Mängisingi no seda alumispool kaitsma. Kaitsvad poole? Kaitsvad. Okei. Aga kas sa siis seal tundsid esimest korda, et mis siis tähendab tegelikult olla siis Euroopa tippklubis, et ta oli seda tunda? Jah, ikka oli suur klubi ümber sinu ja Saksamaa veel. Jah, suur jalgpalli. Jah, ei uhke tunne ikka oli. Sa nagu reaalselt nägid seda esimesmeeskonda seal, tegid nendega ka mingid harjutusi? Ei, neil oli minu arust mingi Champions League käis siis ja nad minu arust olid just ära lendunud kuhugi. Ma isegi ei mäleta kuhu. Okay. Et ei näinud neid jah. Ja siis, et käesoleva aasta alguses siis, et ajalehe veergudel, et Tenno ja Kiidrov mõlemad liiguvad siis Tšehhi Viktoria Žižkovi klubi juurde, et ma ütlen nagu ausalt, et kas kui Kaaren meile kirjutas nagu tihedamalt natuke seda blogi ülevaateid andis, et ta kirjutas ikka päris ränka, et nagu tõesti, et Tammekaga võrreldes on ikka trennid nagu öö ja päev, et on ka nii või? No muidugi seal on, me läksime oli ettevalmistusperiood seal ja no veremaitse on kogu aeg suusa. Ütleme, trennid oli toores raps selline. Et isegi pallitrennid olid niimoodi, palju löögitrenn oli ja peale igat lööki oli nagu spurt, kogu aeg spurt. Et pulss oli kogu aeg üle. Et ikka ööpäev jah. Ja see protsess sinna sai ka teost läbi siis Babaki jah? Meile väideti või no tegelikult me ei teadnud üldse, kus see oli. Ja siis meile ütles Babaki, et me lähme sinna ja kõik. Ja see oli üks, nagu see oli Babaki sõber, mis see treener. See Roman. Ja oligi jah, me saime kuidagi niimoodi sinna. Ma mõtlen, kus ma ei tee. Jah, siis oli niimoodi, et enne mängu vaata, intervjuu Kiidron andis ja seal ta ütles, et nagu agent aitas meid. Aga siis treener kutsus meid pärast välja, ütles, et see ei olnud üldse niimoodi, et tema tahtis meid, mitte agent ei saatnud meid siin. Ta pidi üldse siia Tammekasse treenerist tulema. Aga ta vist ütles ise ära. Aga küsiks veel, et mis kohtadele sinu arvates mängiks praegu siis kohka Eesti meistriliigas? Praegu vaatan uus sats oli kõik. Aga see, kus meie olime,
see sats oleks kindlasti mänginud siin medalitena, kindlasti või. Juba, no taseme vahe oli juba selline trennis tunda. Okei, et nüüd oled tagasi, et aga oled 3 korda testimisel käinud, et mis sa arvad, et millest on veel jäänud puudu, et ei ole saanud seda lepingut? Eks enesekindlusest saaks. Et ma ütlen seal siis, kui ma ei tundnud üldse ennast hästi. Aga võimekus või selline füüsiline vorm või? Ei, sellist asja ei olnud, et füüsiliselt ei jõua. Pigem ongi enesekindlus. Kogemused ja need otsused, mida väljakul teha, et? Jah, enesekindluse taha arvan. Sa ütlesid, et see on nagu tundnud ennast seal Victorias olite hästi või? Ei, mina ei tundnud. Ma ei tea, mis nagu, ma tundsin, et nagu treener, nagu ta ei salli, ma ei saa öelda, ei salli. Ta nagu, ma ei oska öelda, ei eelistanud mind. Sest oli selline situatsioon, kus nagu minu kohaga oli mängija, kes mängis põhiskapten oli. Tema oli kaartide pidi välja jääma ja mina olin ainuke mängija, kes oleks saanud sellel kohal mängida. Ja ta pani hoopis teise mängija sinna. Kes ei mänginud seda positsiooni? Ja ta oli nagu ründavam poolik ja pani sinna ründava pooliku nagu kaitsema selle, mis ma läksin küsisin, mis jama sellega nagu on. Et ma ootan oma võimalust siin ja ütles, et me lähme seda mängu ründama ja lähme võitma. Ma ütlesin, minuga ei võidagi see. Nad ei osknud midagi öelda. Niimoodi käis see, noh. Aga tundub, et Kaarile on siis ikkagi, Kaarilt eelistab natuke rohkem vist selle? No, mulle tundus, et Kaarilt nagu teadis rohkem. Selles mõttes, et ta oli uurinud tema kohta. Ja jah, tundus, et ta teab teda nagu rohkem kui mind. Ta ikka eelistas teda veits, jah. No Kiigril oli õnne ka see. Tänu sellele sai mängu üldse. Kes kaitsed oli vist vigastatud? Ei, kaartid on jah vigastatud olid. See oli tema ainuke variant. Siis hakkas kohe meeskond millegi pärast võitma, vaata, sa tulid päris head mingid võidud. Ta tegi hea mängu, jah. Ma kuulsin. See oli võõrs selles mind ei võetud isegi kaasa. Aga sealsed eluolud nagu, kus te seal olite? Hotellis, kuskil mingisuguses klubiruumides, kus te? Ei, hotellis olime. See oli hotell, kelle üks omanik oli vist meie klubi omanik või midagi sellist. Ja siis saime ööbida seal. Tasuta nagu kool. Ei, no pool aastat peale. Ja olime hotellis. Mida minu küsimus? Jah. Et küsiks, et vaata, et teine suurem samm karjääris on see, kui sind nagu ikka kutsutakse esimest korda sinna A-koondisesse, eks. Et kuidas see nagu sinu puhul nagu esimest korda teoks sai, et kuidas üldse nagu metoodiliselt käib, et kes nagu teavitab, kui inimene, kui mängija kutsutakse A-koondisse, kas on Tarmo Rüütli, kas on keegi ametnik Jalgpalliliidust, kuidas see nagu toimub? Kas sul tuleb SMS, e-mail, telefonikõne, kuidas see käib? No, tuleb meili teel ikka. Aga minuga oli üldse seal niimoodi, et algul, no teavitati klubisse, Kristel oli treener. Algul selles nimekirjas mind ei olnud. Siis tuleb Kristel ütleb mulle, et sind kutsuti ka. Okei, oli rahul juba, ajasin juba asju. Ja siis helistati mulle, ma ei ole kindel, kes, võib-olla Katrin. Ja helistati, et mind ikka ei võetud meie välja. Ja siis oli langus ikka väga suur. Ja siis mingi hetk jälle Kristel keegi ütles, et ikka võetakse sind ka niimoodi, jah. Meili teel, jah, põhjast. Kõik U21, need tuleb kõik meili teel. Et sind on kutsutud, jah. See on päris hea tunne vist. Esmakord see võimalus, et debüütid ja rahvuskoondise järgis. Jah, et said paar korda käia väljaspool Eestit A-koondisega mängimas. Et kindlasti pikad lennusõidud, treeningud, igast muud üritused, et kellega said siis kõige parem näiteks läbi, et kellega leidsid selle ühise keele ja kellega tegid nalja koos ja trenni koos ja kõksisite ja söötsite. Ja kui me läksime, siis oli põhimõtteliselt palju U21 mängijaid ja nendega olime juba vanad tuttavad seal. Ja Albert Prosa oli osas. Aga nagu sellistest, noh, vanematest valijatest. Mõned olid sellised vanemad ka nagu, et mõni oli äärgi, see ikka hoitakse vaata eraldi, nooremad hoiad veits eraldi, vanemad veits eraldi.
Klaavaniga viskasite mingit kildu ei saanud? ei, Nüüd viimased El Salvadori mängugi. ei, seal on üldse, see on nagu huvitav seda, et nagu teised inimesed üldse, kes on nagu eri maailma otsades mängivad põhimõtteliselt ja et siis kuuled jälle juttu, mis seal toimub ja ikka huvitav. aga kuidas nagu väljakul oli, et sa olid ju keskväljal, läbi keskvälja käib tegelikult mäng, et kuidas see nagu tunnetus oli nagu teiste mängijatega? Esimene mäng, kui ma olin, oli Tšiili vastu ja siis ta pani mu nagu, mängis mingi 4-5-1 ja siis ma olin seal kaitsel keskpoolik ja seal oli mitte midagi, ma ei saanud palli või, sain, aga see oli niimoodi põhimõtteliselt, ma jooksin edasi-tagasi. Tegid musta tööd? No ma ei saanud musta tööd ka teha, ma lihtsalt jooksin seal ja siis ta sai ise ka pärast aru, et ei olnud vaja panna sinna. Et siis tuli küsima, et nüüd mängime 4-4-2, et kas ma olen valmis nüüd seal mängima, see on ikka. Aga kusjuures ühes raadiointervjuus pärast su esimest Ladina-Ameerika turneed, pärast Uruguay ja Tšiili mängu, siis raadiointervjuus tegelikult küsiti kogu selle noorenenud koondise kohta nagu küsiti Tarmo Rüüdit intervjuus, siis ta tegelikult tõi sinduvas intervjuus eraldi välja. Ta ütles, et Tenno sai päris hästi hakkama. Et ju sa jooksid hästi siis. Aga mis tunne näiteks, et kui mina olin väike poiss, ma nägin jalgpalli, korvpalli, sporti tegin kõvasti. Et minu unistus oli küll näiteks ühel päeval olla kas tol ajal võib-olla Beckham, võib-olla Figo, et koos väljakul olla, et sinul oli võimalus olla Forlaniga koos väljakul, kes valiti MM-il parimaks mängiks. Mis tunne oli, lõi korra põlve nõrgaks näiteks, et nägid, et ta jooksis ka väljakul? Ei, sellist asja, ma mäletan, et oli niimoodi Tšiili vastu. Ma lihtsalt mõtlesin peas, et enam kehvemaks minna ei saa ju. Et see on põhimõtteliselt, ma olen tippsats, ikka head mängijad kõik. Et kehvemaks enam minna ei saa ja lähen mängin lihtsalt. Sellist asja on, et Forlan põllest nõrgaks ja pika aina. Et sul on seni siis 3 maakoondise mängu, eks? Kõik on toimunud Eestist väljas. Jaa. Ütle, mis sa arvad, kuna esimene mäng Eesti koondise eest aga Alle Kokk Arena? Ei oska öelda, ausalt ma ei oska. Eks see on treeneri otsustada, kuna ta mind võtta või kuna on valmis selleks ära. Ei oska öelda. Loodan varsti. No peab lootma. Jah. Et paar päeva tagasi said 22-aastaseks, et palju õnne kõigepealt. Ja et kuuldavasti siin on igal pool räägitud, targad mehed räägivad, et jalgpalluri parim iga on 26-29 kuskil. Et mis saab edasi? Hea küsimus. Ma ei tea. Tuleb tööd teha vaevana, siis tuleb võimalik. Tõesti ei oska öelda. Et veel ei ole lootus ei ole ju tegelikult veel kadunud. Et sa oled alles 22. Plaan on ikka välja saada. Juba olin väljas. Näen, et võimalus on. Aga sul on selles suhtes, et sa enne mainisid, et sa ei tehtud esimest korda, tegid selle agendiga lepingu, eks ju. Kas sul praegu ka nagu kehtib see leping? Või kes nagu reaalselt vaatab seda, et näiteks kui sul tekib mingi võimalus tegeleda, näiteks praegu reaalselt keegi inimene, kes otsib sul näiteks välisklubi? No mul enam lepingut ei ole, aga Babak ikka aitab mind. Et see on nagu juba klubi enda huvides ka. Et jah, leppis veel kokku, et lepingut nagu ei pikenda, et laseb nii nagu on. Et aga pärast lepingu lõppemist siis Viktoria Šuškoviga, oli sul nagu teisi pakkumisega Eesti meistriliiga klubid, et? Ei on. Sellepärast oli nagu loogiline samm nagu tagasi Tammeka, eks? No ma oleks pigem ise ka tulnud siia Tammeka. Mitte läinud kuhugi Nõmme Kaljus, mis iganes vaadel? Ei? Praegu mitte. Okei, et unistama peab ja unistama peab suurelt, et millisena sa näeksid tegelikult enda karjääri ideaalis edasi, ütleme kuni siis, ma ei tea, 30 aastat. Mis oleks sinu unistus, et mis sa tahaksid, et nagu karjääri suhtuks? Nagu iga aeg pole unistus mängida tippklubis kuskil välismaal. Aga seda ma oleks ka nagu, kuna see peaks juhtuma või kus klubi see, sest tegelikult ei ole vahet.
kas ma mängin näiteks, ma ei tea, minu arust Klaava mängis väga heas klubis AC-s. jah, Hollandi kõrgel on päris tugev. Muidugi, ma arvan, et vahet ei ole. Aga eesmärk on ikka jõuda kuhugi. Et näeme sind veel kunagi tulevikus kuskil teises härgis mängima, väljaspool Eestit? No loodame. Okei, et täname, et sa oled saatesse tulnud ja tegelikult oli paar päeva tagasi su sünnipäev ja meil on niisugune väike kingitus sulle. Et see on siis Eesti-Kreeka vestnik. Et miks Eesti-Kreeka, et sul on uus peatreener hetkel, et saaksid mõned sõnad temaga vahetatud. Et siin leheküljel 130 on jalgpallist eraldi mõned... Päris hea, treeni keeles on siin, et täitsa olemas, et siuke. Ja äkki kunagi, kui treenerile meelde jääd, võtab su kuskile Kreekasse mängima. No loodame. Jah, aitäh sulle. Tule, väga hea. Aitäh. Et selline oli siis meie esimene proovisportlase blogiprojekti ajalooline saade ning loodame, et nendele tuleb üsna pea jätku veel ning peatse nägemine.